Kas olete mõelnud, millal põllule lisatud väetised põllukultuuridele tegelikult kättesaadavaks muutuvad? Ja kas teadmised põllukultuuride põuastressist aitaksid otsustada, millal ja millise seguga pritsida? Vaatame mõningaid kasutusjuhtumeid, kus mullajaama andmed aitavad teha teadlikumaid otsuseid. Kuidas teate, millal väetised mullas lahustuvad ja taimedele kättesaadavaks muutuvad? Me mõõdame toitainete taset otse mullast, näidates täpselt, millal väetised hakkavad lahustuma. Näiteks väetist lisati 11. aprillil, kuid see hakkas lahustuma alles 11 päeva hiljem. See teadmine võimaldab otsustada, kas ja millal järgmine väetise ring planeerida. Kuidas saate jälgida, kui palju nitraatlämmastikku on mullas lahustunud ja taimedele kättesaadav? Või kui palju nitraatlämmastikku on sügisel bioloogiliste protsesside kaudu mulda tekkinud? Meie tehnoloogia jälgib nitraatlämmastiku taseme dünaamilisi muutusi, mida mõõdetakse kilogrammides hektari kohta. Jälgige, kuidas nitraadi tase mullas reageerib sademetele, kastmisele ja põllule lisatud väetiste lahustumisele mullas. Need andmed toetavad otsustusprotsessi, kas kasvatada vahekultuure või vähendada järgmisele põllukultuurile lisatava väetise kogust. Teate täpselt, millal väetised mullas on lahustunud ja millal on õige aeg rohkem lisada. Põuastressi tuvastamine. Viimastel aastatel on põud muutunud üha sagedasemaks probleemiks, kuid kuidas tuvastada põuastressi mullast enne, kui taimedes ilmnevad nähtavad märgid? Mullaprotsessid mõjutavad põllukultuure mitmepäevase viivitusega. Kui mullas on juba põuastress, võib väetise lisamine või pritsimine olla ebaefektiivne või isegi kahjulik. Meie süsteem tuvastab põuastressi varakult, aidates teil tegutseda ennetavalt. Kuidas süsteem töötab? Mullajaam kogub pidevalt andmeid 2 sügavusest põllul ja edastab need meie pilveplatvormile, kus toimub automaatne andmeanalüüs. Lisaks mullajaama andmetele integreerime ilmateate ja satelliitinfo. Kõik see tõlgitakse rakendatavateks teadmisteks ja praktilisteks soovitusteks. Meie süsteem analüüsib andmeid eelnevalt ning pakub automatiseeritud soovitusi ja nõuandeid, mida saab vaadata nii rakenduses kui ka e-posti teel. Mullajaam paigaldatakse otse põllule. Sobiv asukoht valitakse satelliitpiltide abil või koostöös põllumehega, valides koha, mis esindab kõige paremini põllu üldpilti. Andurid paigaldatakse mullapuuri abil, asetatakse loodusliku mulla profiili, et tagada kvaliteetsed andmed. Mullajaam ei sega põllutöid. Paultechi mullajaamad on juba edukalt kasutusel Ühendkuningriigis, Soomes, Eestis, Rootsis, Leedus ja Itaalias. Andmete tõlgendamine toimub meie tarkvaras, mis edastab reaalajas soovitusi tegelike põllumõõtmiste põhjal. Need saadetakse teile iga päev e-posti teel ja reaalajas andmeid saab hõlpsasti jälgida nii lauaarvutis kui ka nutiseadmetes. Üle 60 automatiseeritud soovituse edastatakse mobiilirakenduse, veebirakenduse ja e-posti kaudu, saadetakse iga päev kell 6 hommikul. Lämmastiku kättesaadavus ja omastamine. Toitainete tase. Kas lisatud väetised on taimedele kättesaadavaks muutunud ja kas neid omastatakse?
mulla veepõhised nõuanded annavad teadmise, mis on silmale nähtamatu, näiteks põuastressi varajased märgid. Pritsimisnõuanded tuule ja mullavee tingimuste põhjal. Ehitatud mitme põlvkonna teadmistele tuginedes. Meie toode on ligi 40-aastase teadusliku uurimustöö tulemus ja ainulaadne lahendus turul. Oleme 3 põlvkonna pereettevõte, mis ühendab aastakümnete pikkuse teadusliku uurimustöö, põllumajanduse ja inseneeria kogemuse, kulmineerudes meie tipptasemel põlluandmete tehnoloogiaga. Paultechi innovatsioon põhineb kogemustel ja teadmistel, pakkudes võimalusi, mida ükski teine ettevõte ei paku. Meie missioon on aidata põllumeestel teha andmepõhiseid otsuseid, mis parandavad tulemusi ja vähendavad raiskamist. Paultech, nutika põllumajanduse tulevik algab mullast.